Ei, ma ei lase ühtegi tööd kellelgi teisel teha. Ma tean, et see kuulujutt liigub ka ringi. Ma lõpetan ikka kõik ise. Ma töötan tõesti väga kõvasti. Hailey Knight tahtis oma tikkimisääri kohta levivaid kuulujutte ümber lükata, kuid olid ka teised kuulujutud, mis olid palju kurjemad. Hakkame täna hommikul keemiaraviks valmistuma. Tahtsin natuke nahahooldust teha. Ja see viis selleni. See muudab inimeste elusid oma enda isekuse ja ahnuse tõttu. Mina olen Antoinette Levi ja see on Seadus ja kuritegu. Hailey Knight on naine, keda võiks nimetada kameeleoniks, kuid kõige halvemas mõttes. Hailey Knight on valetaja ja ta on ka petis. Ta on seda ise tunnistanud. Ta reetis inimesi, keda ta oli aastaid sõpradeks nimetanud ning ka neid, keda ta polnud kunagi kohanud, kuid kes soovisid teda aidata. Ja nüüd läheb ta selle eest vangi. Knight oli medede, kes tegeles palju nõelatikkimisega. Vaata järgi. Teeme väikese ülevaate sellest, mida ma oma tikkimiskotis hoian. Esimene asi on see väike anum. Siin sees on mul kõik asjad, mida ma nii tihti ei kasuta, aga mida mul võib siiski tikkimise ajal vaja minna. Väikesed messingist kinnitused minu lõuendite jaoks. See on miimistlemiseks. Paar õmbluse harutajat. See väike tööriist, mida ma tõesti armastan. Ma arvan, et selle nimi on Stitcher's Best Friend või midagi sellist, aga see aitab lihtsalt niite tagasi läbi tõmmata, kui sa õmbled. Ja siis mul on need käärid, mida ma ei kasuta nii palju kui oma teisi, mis on need siin. Aga mulle meeldib neid kasutada siis, kui ma lõikan uusi niidikeresid. Nii et siin hoian ma seda oma kotis. Tundub üsna süütu, eks? Naine ja tema tikkimiskott, aga see oli kõik vaid fassaad, sest paistab, et peaaegu kõik, mida Hailey Knight viimastel aastatel internetis ütles või tegi, oli vale. Ja nüüd on ta tunnistanud, et läks isegi nii kaugele, et võltsis 2024 aastal vähidiagnoosi, et saada kaastunnet ja raha. Siin räägib Rachel Rüüdel sellest, kuidas ta kohtus Hailey Knightiga Nevadas. Ma kohtusin Haileyga. Ta oli tegelikult üks minu töötajatest. Ma palkasin ta, et ta tuleks minuga tööle ühte kirurgiakeskusesse. Ja ta oli lihtsalt väga tore. Ma mõtlen, tema abikaasa Karl töötas seal. Tema oli väga tore, selline tagasihoidlik paar. Ja ta ütles mulle, et tegeleb internetiturundusega. Ja mina ei ole selles interneti asjas eriti osav. Nii et ta lihtsalt ütles, et tal on like to know kaudu ligipääs allahindlustele ja algselt üritas ta müüa oma enda käekotte. Ja ma lisan nüüd mõned neist e-kirjadest siia. Siin ta küsib, kas ma tahan tema käekotti osta. Ja siis läheb ta kiiresti oma allahindluse ja Rolexi allahindluse juurde siin, küsides, kas ma tahan seda ja kinnitades kuupäeva. Ma küsisin temalt, kuidas see töötab. Ja et selle kõige keskel töötab ta ikka veel kirurgiakeskuses. Ja ma mäletan, kuidas ta tõusis istumast üles, teeskles tugevat seljavalu ja ütles, et läheb arsti juurde, et teha MRT-sid ja uuringuid, et teada saada, mis tal viga on. Ja päev pärast seda, kui ma ta raha saatsin, lõpetas ta töötamise. Ja siis paar nädalat hiljem hakkas ta GoFundMe kampaaniat jagama, väites, et tal on kõhunäärmevähk. Kõhunäärmevähk on äärmiselt tõsine haigus. Sellel on üks kõrgemaid suremusmääri, sest tavaliselt avastatakse see alles haiguse hilisemas staadiumis. See on GoFundMe, mille lõi Hailey Knight. See konto on juba mõnda aega keelatud olnud. Hailey Knight valedas paljudele inimestele selle vähidiagnoosi kohta ja ta postitas sellest isegi TikTokis. Hakkame täna hommikul keemiaraviks valmistuma. Tahtsin natuke nahahooldust teha. Tavaliselt ma end väga valmis ei sea, aga täna tahtsin natuke rohkem kokku pandud välja näha. Nii et ma pesin oma näo, harjasin hambaid, tegin natuke nahahooldust, kasutasin gua shaad, mida mulle väga meeldib teha. See on palju aidanud lümfidrenaažiga. Panin ka päikesekaitsekreemi, sest tundsin, et seda on vaja. Natuke peitekreemi silmade alla, loomulikult huulepalsam, kulmud, natuke põsepuna, sest miks mitte. Ja olingi valmis minema. Viimasel ajal teeb Avery sellist asja, et kui garaaži uks sulgub, siis ta lehvitab. See on nii armas. Mu lemmikasi üldse. Just tulin keemiaravist, sain uue sideme, millega olin väga rahul. Võtsin kohvi, sest tundsin, et olen selle ära teeninud. Ja nüüd liigume edasi ülejäänud päevaga. See on üsna põhjalik video, kus räägitakse keemiaraviks valmistumisest. Aga pettus, mis oli seotud Hailey Knightiga, ei seisnenud ainult vähidiagnoosis, kuigi see oli sellest kohutav osa.
Tema ohvrid ütlevad, et nad kaotasid tegelikult $1000, sest Hailey lubas neile võimalust reisidele ja töökohtadele. Ta oli kutsunud mind, mu abikaasat ja lapsi täielikult kinni makstud reisile Disneylandi. Me lihtsalt valisime kuupäeva ja pidime kohal olema. Nii et sõnumites, mida ma kohe näitan, näete palju juttu sellest, kuidas ta räägib Disneyst. Ja kui te vaatate kellegi teise petuskeeme, siis see on veel üks skeem, mida ta korraldab. Ta väidab, et tal on kokkulepped Four Seasonsiga ja viib teid sinna. Te peate lihtsalt tagatisraha maksma. Ja siis saabub päev ning neid reise lihtsalt ei eksisteeri. Saate sellest varsti teada. Selliseid juhtumeid on veel palju. Saate või Rachel Rydell ütles, et tal oli oma sõbranna pärast tõesti väga kahju, kuid siis hakkas ta märkama asju, mis lihtsalt ei tundunud loogilised inimese puhul, kes läbib rasket keemiaravi. P-meeles, see oli tagasi aastal 2024. Siin on mõned asjad, mida ta postitas ja mis tõesti panid mind kahtlema, et okei, midagi lihtsalt ei tundu õige. Kusutsu, Sail Tooled. 16. märtsil alustas ta keemia- ja kiiritusraviga. Operatsioon oli 10. aprillil. 16. aprillil näitab ta oma porti ja siis valmistu koos minuga. 22. mail kirjutab ta oma GoFundMe lehele, et saab jälle porti ja alustab punase kuradi keemiaraviga. Aga 13. juunil pole tal porti ja nüüd on ta alustanud uut nõelatööäri, ilmselt ilma portita. Nii, et ta väidab, et külmamits päästis tema juuksed. Aga see ei tööta tegelikult punase kuradi keemiaravi puhul. Ja tema jaoks, et ta alustas uut äri samal ajal, kui ta läbis kõiki neid operatsioone ja ravikuure ja nagu miski ei tundunud loogiline. Aga ma mõtlen, mul oli tõesti halb tunne kahtluse alla seada 28 aastast, kes väidetavalt oli vähki suremas. Ja kui öelda, et tal on uus 4-sentimeetrine kasvaja, siis see ütleb mulle, et tema ravi ei toimi, tema vähk edeneb ja tal ei lähe lihtsalt hästi. Nii, et mul oli täiesti halb tunne isegi sellepärast, et ma tundsin, et ta ei olnud aus. Nüüd tahab ta meile raha tagasi maksta Mailio kaudu, aga seda pole kunagi tulnud. Ja ma nõuan temalt oma raha tagasi. Ta ütleb, et tuleb New Yorgist tagasi ja peatub oma õe juures, aga ei tea aadressi. Ja ma mõtlen, et on aasta 2024. Zelle, Venmo, Cash App või kas või Tuvi, mind ei huvita. Lihtsalt anna mulle mu raha tagasi, tüdruk, sellel hetkel. Nii et see on nagu üks takistus teise järel. Pole tšekki, pole makset, ei saa seda teha, ei saa toda teha ja mul on lihtsalt sellest kõrini. Nii et ma läksin ja vaatasin tema Facebooki ning tal oli perefotosessioon rannas. Ja kui sa vaatad, lihtsalt vaata seda. Sa ei saa päevitusjooni, kui oled 20. septembril Red Devili keemiaravil. Olgem ausad. Nii et Rachel Rydell ütleb, et Hailey Knight oli rannas perefotosessioonidel ajal, mil ta pidi väidetavalt vähki surema ja keemiaravi saama. Nii et ta võikleb selle nimel, et oma raha tagasi saada. Olgu peolised, pange end valmis. See saab olema seni kõige pikem. Selleks hetkeks olen ma talle juba nõudekirja saatnud. Ma ootasin, et ta sellele vastaks. Ma lihtsalt teadsin, et mitte miski, mida ta ütles või tegi, ei olnud loogiline. Ta valetas. Ta fabritseeris ekraanipilte ootenmaksetest ja dokumentidest ning lihtsalt asjadest, mida ei eksisteerinud. E-kirjadest. Nagu ma ütlesin, ma saatsin talle nõudekirja ja lingi Nevada NRS-ile, mis selgitas täpselt, mis on pettus. Ja lõpuks ta mingi hetkel lihtsalt nõustus, et tahab asja ära lahendada. Ta andis mulle väikese seletuse, mis juhtus ja edu. Siin ta räägib mulle, mis toimub ja mis on tema tegelik lugu. Ja ta sai minu nõudekirja ja tead, ta annab mulle lihtsalt selle jama seletuse ja ütleb, aitäh, vabandan. Ja ma ütlen talle, et ära vabanda, kui sul oli minu raha reisideks ja fotosessioonideks, siis sul oli ka minu raha, et mulle tagasi maksta. Nii et ära nüüd vabanda. Nii, et sa näed, et ta sai nõudekirja kätte ja ta tahtis mulle raha ära maksta. Ta tegi ühekordse makse septembri lõpus ja siis 4. oktoober oli see päev, kui tema teine makse pidi kohal olema. Ma ei tea, umbes kell 10 hommikul. Ja suur osa tema petuskeemist on see, et ta üritab mängida sinu emotsioonidega. Nii et kui ta alguses selle käekotiga inimese tõi, siis ta ütles lihtsalt hoia seda ja kanna seda seni, kuni uus tuleb. Ja vabandust, aga mina ei esitlenud kellegi teise disaineressedega. Ma lihtsalt ootan oma kotti. Aga ma ei ole ka rumal. Nii et ma hoidsin tema kotti, sest tal oli minu raha. Ta pidi mulle viimase makse saatma ja siis oli tal veel jultumust mulle tagastussilt saata. Nagu ma saadaksin talle koti enne, kui olen oma ülejäänud raha tagasi saanud. Ja ma olen lihtsalt temast tüdinenud. Ma olen temast nii tüdinenud. Nii, see kõik novembriks lõpebki. Ja tal on jultumust mulle saata lõpetamiskäsk
pärast seda, kui ma postitan TikToki, mis juhtus pärast seda, kui ma esitasin hagi. Aga ma lasen neil viimastel sõnumitel veel kulgeda ja siis näete ise, kuidas see riik lõpeb. Hailey Knighti Kardimaja kukus kogu. Ta on tunnistanud end süüdi ühes varguse süüdistuses, mis on C-klassi kuritegu Nevadas. Ta ilmus kohtusse karistuse määramiseks, kus tema ohvrid rääkisid valust, mida ta neile põhjustas. Austatud kohtunik, minu nimi on Corey King. Nagu enamik ohvreid ei kujutanud ma kunagi ette, et seisan kohtusaalis ja loen ohvri mõjuavaldust. Keegi meist ei taha täna siin olla, kuid ma usun, et meie hääled väärivad ärakuulamist. Ja ma loodan, et jagades oma kogemus, saab kohus paremini aru, millist mõju on Hailey's teod avaldanud mulle ja mu perele. Ma kohtusin Haileyga üle 10 aasta tagasi. Sellest ajast peale esitles ta end usaldusväärse sõbrana ja oli üles ehitanud eduka sisulooja karjääri. Hailey alustas moeproviga pärast keskkooli ja hiljem kogus ta jälgijaid Instagramis. Ta rääkis koostöös populaarsete brändide ja hotelliettevõtetega. Hailey ja tema abikaasa Charles töötasid meditsiiniõdedena oma tavapärasel töökohal minimaalsed tunde. Hailey väitis, et ta läheb sisuloojana väga hästi ja ütles, et on aastate jooksul loonud suhteid mitmete brändidega. Lähtudes elust, mida ta kujutas ja enesekindlusest, millega ta rääkis, ei olnud mul põhjust temas kahelda. Nüüd tean, et suur osa sellest, mida Hailey mulle esitles, oli vale. Hailey esines mitme Four Seasons hotelli esindajana mitu kuud. See algas inimesega, keda Hailey väitis olevat Four Seasonsi esindaja nimega Beatrice Adams. Corey Fink ütles kohtunikule, et Hailey, kes esines Beatrice Adamsina, ütles neile, et Four Seasons otsib sisuloojaid tööle. Corey ütles, et tema ja ta õde ootasid põnevusega lubatud reise, kuid plaanid läksid alati luhta. Iga kord, kui miski enam mõtet ei omanud, tuli uus seletus. Pärast pettumus, segadust ja palju pisaraid arutasime Hailey, Sydney ja mina advokaadi palkamist, et sellest jamast välja tulla. Hailey soovitas üht kohalikku advokaati, kellega ta väitis end olevat lähedastes suhetes ja ütles, et too oli teda varem esindanud. Hiljem saime teada, et suhtlus, mida me arvasime tulevat riibusbürood, tuli tegelikult Hailey enda käest. Järjekordne pettuse kiht. Tagantjärele vaadates häirib mind see, kui üksikasjalik see kõik oli. Need polnud lihtsalt nimed, mille ta välja mõtles. Neil inimestel olid iseloomud, ametinimetused, seletused ja pidevad vestlused. Seal olid lepingud, allkirjastatud ettemaksulepingud ja isegi suhtlus, mis meie arvates pärines õigusmeeskonnalt. Siiani on mul raske mõista, kui palju vaeva selle kõige jaoks nähti. Iga kord, kui miski enam mõistlik ei tundunud, tuli uus seletus, uus dokument, uus inimene, uus põhjus edasi uskuda. Tundus, et valed ei lõppenud kunagi. See oli puhas manipuleerimine ja emotsionaalne väärkohtamine. Ühel hetkel hakkas mu vend kahtlustama Hailey kavatsusi. Kui ma sellele teda sõnumis viitasin, oli see tema vastus. Ma ei suuda seda enam taluda. Ma ei süüdista teda. Ma tean, et see on kõigile stressirohke. Ma saan sellest aru, aga on tõesti nõme tunda, et ma pean kõigile midagi tõestama ja see tekitab minu stressi. Ja siis keegi arvab, et ma vabatahtlikult paneksin kõik selle trauma läbi elama. Selle sõnumi lugemine praegu on kõhedust tekitav, sest see näitab, et Hailey mõistis traumat, mida ta minu perele ja mulle põhjustas, kuid ta jätkas ikkagi petmist. Rahaline mõju muutis mu elu kulgu, sest ma uskusin seda, mida Hailey mulle rääkis. Ma lahkusin oma töökohalt. Ma tegin otsuseid oma tuleviku kohta, lähtudes võimalustest, mida ma pidasin tõelisteks. Kui kõik kokku varises, ei suudu me enam oma arveid maksta. Ma pidin jäädavalt tagasi kolima koju Nevadasse ja toetama oma pereliikmete abile. Ma laenasin raha inimestel, keda ma armastan, lihtsalt selleks, et toime tulla. Ma kaotasin kõik, mille olin endale üles ehitanud. Aga Corey Fink ütleb, et see oli vaid osa tema usalduse reetmisest Hailey Knighti poolt. Tagantjärele vaadates teeb haiget mõista, kui sageli minu lahkust ja usaldust ära kasutati, siis tuli vähidiagnoos. Hailey ütles mulle, et tal on kõhunäärmevähk. Ma olin laastatud. Ma mäletan, kuidas nutsin ja rääkisin. Ma mäletan, kuidas tema nuttis ja ütles mulle, kui hirmul ta oli. Ma olin ka hirmul. Ma tõesti uskusin, et mu sõber sureb. Ma pallatasin ja muretsin neist tema pärast ning lootsin imet. Sõnad ei suuda piisavalt kirjeldada seda laastavat tunnet, kui usud, et lähedane sõber on suremas ja valmistad end selleks ette ning tunned kurbust. Sõnad ei suuda piisavalt kirjeldada seda laastavat tunnet, kui usud, et lähedane sõber on suremas ja valmistad end ette võimaluseks teda kaotada. Üks hetk, mida ma kunagi ei unusta, juhtus 2025 aasta jaanuaris. Mu õde äratas mind üles, koputades paaniliselt mu magamistoa uksele ja öeldes: Hei, 4 aasta aega! Hetkel, kui ma tema nime kuulsin, vajus mu süda saapasäärde.
ma arvasin, et kuulen kohe, et mu sõber on surnud. Selle asemel sain teada, et mulle oli valetatud. Sellel hetkel varises kõik, mida ma arvasin teadnud kokku. Kui ma tõde teada sain, tundsin end täielikult reedetuna. See kogemus viis mind elu ühte madalaimasse punkti. Ma tundsin end rahaliste tagajärgede tõttu lõksus olevat ja reetmisest ülekoormatuna. Ma küsisin endalt ikka ja jälle, kuidas keegi, keda ma nii täielikult usaldasin, sai seda teadlikult teha ja endiselt minu sõbraks nimetada. Keegi, keda ma usaldasin, oli end põiminud minu lootustesse, tulevikuplaanidesse, aga ka minu rahalistesse asjadesse, sõprussuhetesse ja isegi minu leinasse. Tagantjärele vaadates tundub, et iga osa minu usaldusest kasutati ära. Mõju ulatus palju kaugemale kui ainult raha. See mõjutas minu vaimset tervist, enesekindlust, iseseisvust, suhteid ja minu võimet inimesi usaldada. Corey Finki õde Sydney Fink rääkis samuti sellest, kuidas Hayley Knight talle valetas ja nende sõpruse hävitas. Oleme Hayley Knighti tundnud üle 15 aasta. Käisime koos keskkoolis ja liikusime samades ringkondades. Ja aja jooksul muutus meie sõprus väga lähedaseks. Kui meist kõigist said lapsevanemad, muutus sõprus veelgi tugevamaks. Meie tütred sündisid vaid kuuajalise vahega ning võtsime Hayley ja tema pere kõhklemata oma koju, oma perre ja oma ellu vastu. Selle tõttu ei seadnud me kunagi tema kavatsusi kahtluse alla. 2023 aastal kutsus Hayley meid liituma näiliselt uskumatult hea võimalusega töötada hooaega sisuroojatena. See tundus nagu unistus. Caleb sai loobuda puudipõhisest tõendusest ja mina sain kasutada oma professionaalse fotograafi tausta uuel viisil. Oli imeläbil, et saame koos perena midagi tähendusrikast üles ehitada. Ta teadis täpselt, millised olid meie unistused ja kasutas neid meie vastu. Ta kasutas neid selleks, et võita meie usaldus ja võtta meie raha. Ta pani kõik näima seaduslikuna. Ta lõi võltslepinguid, esines ettevõtte esindajatena ja kasutas mitmeid telefoninumbreid, et suhtlus tunduks ehtne. Selle pettuse tõttu maksime $1000 sissemaksetena reiside eest, mida meil öeldi olevat tagastatavad. Kulutasime veel $1000 enne reiside ettevalmistamiseks, ostes varustust, passe, pagasid ja muid vajalikke asju, sest uskusime siiralt, et see võimalus on päris. Caleb kasutas peaaegu kuu jagu tasustatud puhkust, sest esindaja, keda Hayley kehastas, ütles meile, et pean olema valmis reisima kohe, kui vaja. Ta askus tagasi ka oma täiskohaga meditsiiniaja ametikohalt, et töötada DM-is, et perene reisimine oleks lihtsam ja et ta saaks minu unistust toetada. Need olid päris ohverdused, mida tegime heas usus. Sydney Fink ütleb, et ta kutsus Hayley ja tema pere enda koju. Ühel hetkel elasid Hayley, Charles ja nende tütar meie juures ning Calebi vanemate Bonnie ja Scotti juures 2 nädalat, kui nad olid kolimiste vahel. Caleb ja mina loobusime oma magamistoas ning magasime oma laste tubades, et nende pere oleks mugav. Selle aja jooksul jätkas ta meie petmist, magades samas voodis, millest me tema jaoks loobusime. Isegi praegu ei suuda uskuda, et ta tegi seda meie enda kodus. Kui tõde lõpuks välja tuli, muutus midagi meie kodus. Me ei tundunud end lihtsalt haidet saanuna. Me tundsime, et meid on rikutud. Me muutusime nii paranoiliseks, et ostsime isegi peidetud kaamerate detektorid, sest me ei teadnud enam, kes ta on ja milleks ta võimeline on. Kogu selle aja manipuleeris Hayley meiega võltsitud pisarate ja lõputute haledate lubudega. Ta kujutas end alati ohvrina, samal ajal kui teisi tegi ta süüdlasteks, tekitades meie ja teiste meile kallite inimeste vahel tarbetut pinget ja usaldamatust. Ta teadis täpselt, kuidas meie kaastunnet ja usaldust ära kasutada. Ta väitis ka, et tal on vähk, kuid nüüd teame, et see oli vale. Ta kasutas seda valet uuesti või seda valet, et saada meie kaastunnet, kannatlikkust, rahalist toetust ja abi. Ja lugematutelt teistelt me hoidsime tema lapsi, kui ta ütles, et läheb ravile või vajab puhkust. Kokku varastas Hayley Knight $19 787. Hayley rääkis oma karistuse määramisel. Ma tean, et olen siin oma enda tegude tõttu ja ma võtan selle eest vastutuse. Ma mõtlen iga päev oma valikutele ja inimestele, keda ma olen haavanud. Kahetsus, mida ma oma tegude pärast tunnen, on midagi, mida ma endaga kaasas kannan. On palju asju, mida ma sooviksin tagasi minna ja teisiti teha, aga ma ei saa minevikku muuta. Vabandust. Ainus, mida ma saan teha, on õppida oma varasematest tegudest ja edasi liikuda. Ma ei taha ega kavatsegi vabandada. Sa pead rääkima kohtuga. Ma tean, et sa tõenäoliselt tahad nende ees vabandada. Nad kuulevad sinu sõnu, aga sa ei saa nendega otse rääkida. Kas saad aru? Ma tahan öelda, et mul on kahju Sydney ja Sydney perekonna ees. Sydney oli kunagi üks minu parimaid sõpru ja see teeb haiget, teades, et minu teod põhjustasid nii palju valu.
kelle vastu mul on väga sügavad tunded. Ma mõtlen ka sellele, millist mõju see on avaldanud minu enda perele. Minu abikaasa, minu lapsed, minu vanemad, minu õed ja inimesed, kes mind armastavad, on pidanud kandma minu tegude tagajärgi koos minuga. Ma tean, et see on olnud nende jaoks valus ja mul on kahju, et ma nad sellesse olukorda panin. Minu tütred tähendavad mulle kõike. Nemad on põhjus, miks ma püüan parem olla. Kui ma neid vaatan, mõtlen sellele, milline inimene ja ema ma tahan olla. Ma tahan, et nad näeksid kedagi, kes võtab oma tegude eest vastutuse, õpib neist ja liigub edasi. Viimase aasta jooksul olen jätkanud tööd, toetanud oma perekonda, saanud abi, mida vajan, et paremini mõista tehtud valikuid ja veendunud, et ma ei satuks enam kunagi sellisesse olukorda. Ma palun puhtult lugupidavalt võimalust edasi liikuda, kahju hüvitada, oma perekonda toetada ja oma tegudega tõestada, et suudan sellest õppida ja olla parem inimene. Aitäh! Ja Hailey advokaat rääkis tema nimel. Kuulake! Aitäh, austatud kohus. Nagu näete, võtate vastutuse. See on kõige leebemalt öeldes otsustusviga. See on midagi, mis on kindlasti tema õlgedel raskelt lasunud ja mida ta kindlasti kahetseb. Ta on selle protsessi jooksul tõenäoliselt umbes 20 korda minu kontorisse helistanud, sest ta on olnud nii hirmul, kuna ta teab, et tema tegu on teisi inimesi kahjustanud. Ja kui sa vaatad tema tausta ning mõtled endamisi, kuidas keegi, kellel pole varasemaid rikkumisi, kes on registreeritud meditsiiniõde, aitab inimesi, hoolib inimestest. Teeb kõik õigesti, on 30-aastane ja äkki jõuame selleni. Miks? Kuidas me siia jõudsime? Mis siin juhtus? Nii et siin pole mingit vabandust, õigustust ega midagi sellist. Ma tahan lihtsalt mainida mõningaid põhjuseid, millega ta tolle silmitsi seisis. Eriti üks asi oli tema vaimne tervis. Olgu, tal olid seal mõned probleemid. Talle määrati ravimeid. Ta ei võtnud neid ravimeid. Tal oli sünnitusjärgne depressioon, ärevus, OCD, sellised asjad. Nii et ta koges kõiki neid asju. Jällegi, see ei ole vabandus. Sa satud olukorda, kus sul on alguses head kavatsused. Kui temaga rääkida, siis nüüd oled olukorras, kus hakkad raha teenima ja see on pettus. Ja siis satud sellesse kiirelt arenevasse asjasse. Noh, võib-olla olen ma seni sellega hakkama saanud. Olen sellega hakkama saanud, kuni enam ei saa. Ja nüüd satud sellesse olukorda ja tema on siin ees süüdistuse saanud, tead, kuriteos. Kui palju sõpru tal nüüd on? 0. Jah, tema jaoks, tead, tema põhjusel. Kõik need inimesed olid sõbrad, enam mitte. Mõistetavalt. Ja nii on tema maine oluliselt rikutud väga mitmel erineval moel. Ja teda on jälle rünnatud. See pole õigustuse küsimus. Ma lihtsalt räägin teile, mis selles juhtumis on toimunud ja kuidas see on kindlasti mõjutanud teda. Aga mis kõige tähtsam, kuidas see on mõjutanud ohvreid, sest ohvrid on põhjusega sõna võtnud ja on tema peale pahased. Ja seega täiesti õigustatud, me mõistame seda. Ma loodan, et teie auväärsus võtab tema tänaseid sõnu tõsiselt, sest need on ehtsad, need on siirad. Ja palume, et teie auväärsus järgiks ja arvestaks neid. Lõpuks ei lasknud kohtunik Hailey Knightil vastutusest pääseda. Kui te oma avaldust tegite, tupsutasite silmi, kuid kohus märkas, et kui teie endised sõbrad rääkisid, kuidas te neid haavasite, seisite te seal emotsioonitult. Te mitte ainult ei omastanud oma sõprade raha, vaid süvendasite seda omastamist veelgi. Ja siis suurendasite seda omastamist veelgi. Igal hetkel oleksite võinud öelda, vabandust, ma tegin vea. Ma sattusin olukorda, mis mulle üle jõu käis ja see on muutunud millekski, mis on täiesti väljaspool minu kontrolli. Ja siin on, mida ma tegin. Ja sa oleksid võinud tõtt tunnistada. Ja kui sul oleks olnud selline suhe nende inimestega, oleksid sa võib-olla ikkagi nad sõpradena kaotanud, aga nad oleksid vähemalt saanud uskuda, et olid nendega aus. Ja tõenäoliselt poleks sa põhjustanud sellist hävingut ja kahju sellele perele.
ma vajan, et sa hoiaksid seda oma mõtetes, kui ma lõpetan oma jutu. sa muudab inimeste elusid oma isekuse ja ahnuse tõttu. Ja kui seda poleks olnud, selle kohtuvõime arvestada mõningaid neist asjadest, läheksid sa vanglasse. Järgmine. Aga perekonnale tahan mõelda, et te kõik mõistaksite, et kohus peab tuginema tõenditele. Ma pean järgima seadust. Ja kui ma tuginen asjadele, mida te ütlesite, kui mida ei saa tõestada, siis ei saa ma neid tegelikult arvesse võtta. Ja kui ma määran karistuse nende asjade põhjal, siis oleks see potentsiaalselt ebaseaduslik karistus, mis lõpuks tühistatakse. Ma pean järgima seda, mis on minu ette pandud. Ja siin, mis mul ees on keegi, kes selgelt võttis raha ja see vajab karistamist. Keegi, kes selgelt tegi seda. Aga mul ei ole tegelikult palju muud teadet peale selle, mida te mulle olete andnud ja millele ma saan karistuse määramisel tugineda. Sa varastasid inimestelt võimaluse neid usaldada, kas see on õige? Jaa. Oma positsiooni tõttu nendena. Ja kuna see on C-kategooria kuritegu, siis tahan, et perekond mõistaks, et suure tõenäosusega, kuigi te kõik tunnete, et ainuüksi raha tagasimaksmisel ei ole tegelikult tagajärgi, siis C-kategooria kuritegu tema registris on siiski tagajärg. Tõenäoliselt kaotab ta oma meditsiiniõe litsentsi, kuna tal on registris C-kategooria kuritegu. Kohtunik kavatses anda Haleile katseaja, kuid siis muutis ta meelt. Mida kauem ma siin istusin, seda rohkem ma lihtsalt peab olema tagajärg, mis on enamad kui lihtsalt selle raha tagasimaksmine. Lihtsalt peab. 30 päeva tundub mulle õige. Ja ma tean, et see ei tundu pere jaoks pikka aeg, aga see on minu viis öelda, et peab olema tagajärg sellele, et sa võtsid inimeste usalduse ja hävitasid selle. See on enamad kui lihtsalt raha tagasimaksmine ja enamad kui lihtsalt süüdimõistva kohtuotsuse olemasolu sinu registris, mis võib sind hävitada. Sa pead selle eest ka aega kandma. Ma ei ütle, et 30 päeva on väga pikk aeg. Aga inimese jaoks, kes pole kunagi varem vanglas olnud ega süsteemis olnud, on see märkimisväärne aeg. Ma määran sulle 30 päeva, aga annan sulle nädala, et saaksid ise vangi minna. Et sa saaksid järgmise nädala jooksul oma asjad korda ajada. Hayley Knight peab veetma 30 päeva vanglas. Tema ohvrite jaoks ei ole see kunagi piisav. Ja see oligi kõik selleks Crime Fixi episoodiks. Mina olen Anja Netlevi, suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.